Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. Kas seda pani Jürgen Ligi mulle pahaks, kui ma pöördun inimeste poole, kes jälgivad meid interneti vahendusel? Ma arvan, et oleks tema teha, siis ta paneks need kaamerad üldse kinni. Et rahvas tegelikult ei saaks teada, mis siin toimub. 4 tundi me nägime, kuidas rahandusminister süüdistas meid kõiki. Ta süüdistas ebaaususes, valedes, rumaluses ja jamas. Kõik küsimused, mis me oleme esitanud talle, on olnud rumalad. Kõik küsimused, mis me oleme esitanud, on olnud täielik jama ja vale. Ja kas see umbusaldusavaldus, mis me oleme siin koostanud, allkirjastanud, 48 Riigikogu liiget allkirjastasid, see on, ma arvan, enneolematu, et sellel vähemalt perioodil, kus mina olen siin Riigikogus olnud, et 48 Riigikogu liiget tõesti allkirjastasid selle paberi. Ja ta süüdistas neid lugupeetud Riigikogu liikmed, kes siia allkirja pani, et nad ei ole isegi seda paberit lugenud. Teate, mul on selline tunne, et Jürgen Ligi oli selle umbusalduse koostamise juures. Ta jälgis igat ühte, millal nad allkirjastasid, kuidas nad allkirjastasid ja kas nad ikka lugesid selle läbi. No andke andeks. See, mis me siin 4 tundi nägime, see on ju täiesti absurd. Absurditeater. Ja selle absurditeatri maksab kinni meie maksumaksja. Ja see on meie vabariigi rahandusminister. Ma olen täiesti nõus selle arvamusega, mida väljendas täna härra Sõerd, Võrklaev, et Jürgen Ligi ei sobi selle ametikohale. Ja see lisaeelarve, mis ta tõi siia, see ei kannata kriitikat. Ja mul on hea meel, et vähemalt 2 inimest Reformierakonnast ütlesid, et me ei hääleta. See oli väike julge samm. Aga ma kutsun teid, lugupeetud Reformierakonna liikmed, tehke üks samm veelgi, tehke suurem samm ja hääletage Jürgen Ligi umbusalduse poolt. Sellepärast ta ju määrib teid, ta määrib kogu Eestit ja inimesi. Aga mul on selline tunne, et aga võib-olla me räägimegi valet juttu, aga võib-olla Eesti rahvas tunnebki valesti. Kas oleks see koht, kus me peaksime vabandama Jürgen Ligi ees? Et me niimoodi mõtleme, valesti mõtleme. Kas me peaksime teiste riikide eest vabandama? Leedu, Läti, kes võtsid õiged otsused, kehtestasid madalamad toiduainete käibemaksud määrad, kehtestasid pankadele pangamaksu. Taani, kes alles praegu otsustas langetada käibemaksumäära toiduainetele. Need on ju kõik rumalad otsused. No niimoodi väidab Jürgen Ligi. Kas ka nende riikide eest me peaksime vabandama? Jürgen Ligi, teil on õigus. Kõik on rumalad. Kõik, mis teeb Jürgen Ligi, on õige. See on see, mida tegelikult Jürgen Ligi tahab meilt kuulda. Teate, see olukord oleks naljakus, kui see ei oleks niivõrd kurb. Ja ka tema vastused, mis me oleme täna saanud, on vastuolus tema mõtetele. Ta on öelnud selgelt välja, et ta ei poolda kunstlikku sekkumist maksusüsteemi. Ehk siis kunstlikku sekkumist toiduainete hinna langetamisele. Ta viitab sellele, et kui me langetame toiduainete käibemaksumäära, see on kunstlik sekkumine riigi poolt. Aga see ei ole kunstlik sekkumine, kui me toiduainetele tõstame käibemaksu. Ot see tema arust ei ole kunstlik sekkumine. Kuidas see on nagu võimalik? Ja see ongi üks loogika vastuolu, mis temani ei jõua kohale kahjuks. Siis ta väitis seda, et praegune eelarve defitsiit on kompromiss. See oleks suurem, kui oleks teine rahandusminister. Selle kohta ma küsin, aga mis oli siis see kompromissi hind? Aga mis oli laual? Kui otsustati kollegiaalselt valitsuses teha neid otsuseid, mis praegu meil siin silma paistavad eelarvestrateegias, kus on selgelt näha, et tänu selle maksuküüru kaotamisele on tekkinud suur auk, mida lapitakse suuresti laenurahaga, mis tegelikult
Aega, kas te soovite lisaaega? Jaa, aitäh, 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Mis suuresti mõjutab meie tulevast põlvkonda, mis suuresti mõjutab meie üleüldist majandust ja eelarvet järgmise 4 aasta jooksul. Sellest nagu üldse ei taheta rääkida. Ja ma panin tähele, et mitu Riigikogu liiget, ja üks oli minu arust Sibul, härra Sibul, kes tõstatas küsimuse, mille järjekordselt Jürgen Ligi ei vastanud. Ja küsimus oli selline, et kui Jürgen Ligi, teie väidate, et Ukraina sõda on mõjutanud suuresti ka meie majandust ja meie rahaline olukord on tänu sellele halvenenud, mis olukord on teistes riikides? Kas teised riigid ei ole saanud siis mõjutatud? Ja kõikidele nendele küsimustele, millele sooviks konkreetsed vastused, jättis lihtsalt Jürgen Ligi vastamata. Öeldes sellega, ma ei taha sinna nagu nii-öelda suuresti minna. Et see on nagu nii suur küsimus ja ma ei taha sellele vastata. No see on ju tegelikult see, mis vastused me tahame saada. Me oleme selgelt näinud seda, et praegune maksusüsteem ei toimi rohkem. Me oleme selgelt näinud, et praegune fiskaalpoliitika, mida on ajanud Reformierakond ja Eesti 200, ei toimi enam. Me oleme selgelt näinud, et ja me näeme juba prognoosi, ja see on ametlik prognoos, kuhu see kõik meid viib. Ja siis Jürgen Ligi ütleb selle kohta, aga kui oleks veel siin teine minister, siis asi oleks palju hullem. No see on ju subjektiivne arvamus, subjektiivselt rahandusministrilt. Head kolleegid, see olukord väljub kontrolli alt. Meil on üks minister, kes ei valitse ennast, meil on minister, kes lubab endal rohkem, kui tegelikult on ette nähtud. Ta selgelt solvab meid, ta selgelt solvab Eesti inimesi ja kui sellest jääb väheks, ta solvab kõikide naaberriikide valitsusi ka veel ja õigust jääb üle. Tema koht ei ole valitsuses, tema koht ei ole isegi Riigikogus. Tema koht on kuskil mujal, aga mitte siin ja mitte otsuste juures. Nii et veel kord, head kolleegid ja kes kõik te olete veel telekate taga ja ma vaatan, et Mart Võrklaev on ka, mõtleb veel, kas ta tuleb ja vajutab seda rohelist nuppu, siis võtke see julgus kätte ja tehke see asi ära. Sellepärast Jürgen Ligi viib ka Reformierakonna populaarsust alla. Aitäh!